Täna ma oma töös puutun palju kokku olukorraga, kus ise olles spetsialist ja mu juht ei ole konkreetne. Nii sisendid kui prioriteedid kaovad ära igapäeva infomüra sisse. Jääb veidi selgusetuks juhiga koostöös, et kes mille eest vastutust võtab, mis on ootused. Ise olen tajunud, et kui ma ise olen konkreetne, siis ka juhilt saan vastused. Võib-olla veel selleks häid nippe ja trikke, kuidas saada juhilt oma kommunikatsioonis igapäevatöös ja ülesandeid lahendades ja prioriteete lahates konkreetseks. Taustaks tunnetan, et ka otsustamine on taustaks mure, et mingid konkreetsed teemad jäävad juhi otsustamatuse taha või ta ootab, et mina kui spetsialist otsustaks, aga selge, et sisendeid ka selleks ei tule. Seepärast olen ise teatud olukordades konkreetne ja panen juhiga enda initsiatiivil teema detailseks. Aga küsimus, kuidas saada juhilt rohkem konkreetsust? Jällegi, tuleb alustada sellest, et mõista siis, et miks see nii olukord on, miks ta ei ole siis konkreetne, mis on sinu eeldus, mis on sinu arvamus. Aga ma alustaksin sellest, et mul endal on niisugune näide olnud, kus ma olin siis tegevjuhi alluvuses ja kirjutasin hästi pikkasid e-maile talle ja siis kuskilt koridorist kuulsin, et tema e-mailid on ilgelt pikad. Ja ma ka ei saanud mitte kunagi ei otsuseid, ei informatsiooni ega vastuseid oma küsimustele niivõrd palju või ma sain siis väga napisõnalised vastused ja nüüd selle info põhjal, et mida ma koridorist kuskilt kuulsin, et Remo e-mailid on nii pikad, mis ma siis tegin loomulikult järgmisel 1-1 läksin ütlesin talle, et kuule, ma olen kuulnud, et või õigemini ma ei ole midagi kuulnud, vaid et ma läksin ütlesin, et ma kirjutan sulle hästi pikkasid e-maile sellepärast, et selgitada sulle oma otsuse protseduure. Et kuna ma ei ole nii kindel selles, et kas minu mõttekäik, kuidas ma need otsusteni jõuan, on sinu jaoks aksepteeritav, ehk siis sellepärast ma neid pikkasid e-maile kirjutan, mis oleks see viis, kuidas sa tegelikult näeksid, et meie vaheline kommunikatsioon olema peaks, mis sulle sobiks, mis on see viis, kuidas sa informatsiooni tahaksid vastu võtta, siis selle peale ta vastas, kuule, et su tõesti e-mailid on väga pikad ja ma ei jõua neid väga palju lugeda, sest et mul ei ole niivõrd palju aega ja ma ei ole ka sul tagasisidet andnud selle kohta, et mismoodi me edaspidi võiksime asju teha, on see, et sa just ütle mulle, kas me oleme vasakule või paremale. Ja edaspidi, mis ma tegin, ütlesin, davai, hakka minema vasakule ja paremale ja see oligi konkreetselt see viis, kuidas ma sain selle olukorra teha. Nüüd see 1 ja 5, nagu siin ise välja toonud on, et sa oled ise olnud konkreetsem ja vahel ongi see, et see on see kate, mida sina pead pakkuma oma juhile. Ja mida siis on võimalik teha, et seda asja ühtlustada, on võimalik jällegi teha mingi seminar, võtta mingi hetk ja küsida nõu juhi käest. Kuule, et mismoodi sina kommunikatsiooni konkreetsemaks teed, sest et ma ise praegu üritan oma sõnumeid pidevalt konkreetsemaks teha, mis loogikat sul on. Ja minna ja adresseerida seda selliselt, et sa lähedki tegelikult küsima ja uurima ja õppima tema käest seda, mismoodi tema seda teeb ja läbi selle küsimuse tegelikult ta võib-olla hakkab mõtlema, et kurat, et sul on tõesti väga head konkreetsed lahendused, et äkki ta küsib, et kuidas sa seda teed. Ja siis sa saad talle anda nagu neid võimalusi, kuidas sina seda siis teed. Aga tihtipeale see esimene lahendus, mis on nagu kiire ja efektiivne, ongi see täpselt see, mida sa kasutad, mis on minu arust väga hea ja saadki eeskujuks. Ja läbi selle on võimalik siis tekitada hea usalduslik suhe, läbi mille on meil võimalik istuda ühel hetkel maha ja arutada seda teemat, kuidas me saaksime see omavahel kommunikatsiooni paremaks teha selliselt, et sina saaksid selle informatsiooni võimalik kiiresti, sest võib-olla ta ei tea, et ta ei ole konkreetne. Võib-olla ta ei ole kunagi tagasisidet saanud. Nüüd selle jaoks, et seda õhkkonda keskkonnal luua, on see, et sa oled juba sellega alustanud siin, mis on väga hea, et sa oled ise hakanud seda asja tegema. Ja nüüd otsustamise juures täpselt samamoodi, kui sulle tundub, et juhid ei otsusta pisut kiiresti, siis loo ise need tingimused, et mis on need otsused, mida sina tahaksid teha, sest sa tõid siin väga hästi välja, sest et juhina ka mina tahaksin, et minu spetsialistid otsustaksid ise. Ja kui nüüd puudub selle jaoks sisend, siis sina tead, mis sisendit on sul vaja selle jaoks, et teha paremad otsused ise. Mis tähendab seda, et ma saan panna jällegi kokku mingisuguse infopaketi, mis on lühike, konkreetne, just selles osas, et mis infot sa veel vajaksid selle jaoks, et saaksid ise teha paremad otsuseid. Ja kui sa seda infot ikkagi ei saa, siis saad ise välja pakkuda selle informatsiooni, mis sul juba olemas on ja küsida, kas selle info põhjal otsustamine on aksepteeritav, kas see otsus, mida ma selle põhjal teeksin, mina otsustaksin niimoodi ja niimoodi ja niimoodi, kas see on see, mismoodi seda olukorda lahendada võiks ja lõppkokkuvõttes me tahamegi ja sina ka ju tahadki otsustada ja kui sisendist on puudu ja sina seda tuvastad, siis seda on vaja anda teada, et see sisend on puudu ja küsida, et ja anda märku omal initsiatiivil, milline see sisend olla võiks, milline sisend sulle sobib
ja küsida ka vastu, et kui ma sulle informatsiooni annan, siis millist sisendit sina tahaksid saada. Ja kas on mingi viis, kuidas me saaksime ühtlustada seda taset, sest et näiteks see oleks kasulik meile kõigile. Sest et niimoodi me säädaksime palju aega, palju ressursse ja kõike muud on ju, nii et jällegi on võimalik arvata ise initsiatiivi ja see pall panna veerema. Ja sinu näite puhul, et juht ütles, eks ole, et anna mulle lihtsalt teada, kas lähme vasakule või paremale. Siin võib selle näite puhul olla, et juht juba teab ja usaldab sind nii palju, et kas sa lähed vasakule või paremale, vahet ei ole, et sa lähed õigesti. Just, et ta lihtsalt annabki sulle, sul on tegemisvabadus, et sa saad küsida, et kuule, kas ma olen õigete piiride sees. Kas ma saan siin otsustada või võttagi varasemad otsused, kus kohas juht on näiteks vahel tulnud ja küsida, et kuule, et kas me saaksime mingi protseduuri luua, et ma saaksin ka sellistes olukordades ise otsuseid teha või on see täpselt selline olukord, kus tegelikult sul on seda infot vaja selle jaoks, et kasutada seda informatsiooni mingi muu otsuse tegemise juures kuskil mujal ja jällegi anda see informatsioon siis sinna, kus kohas seda infot vaja on või kus seda puud on. Kuidas toetada juhti olukorras, kus töörahulolu aasta küsimustike vastused on valdavalt neutraalsed ning mitmed rahulolu ja tulemusnäitajad on natukene langenud, nii et sellele järgneks töötajate aususe karistamist, süüdlaste otsimist ega näilisi parandusmeetmeid, näiteks kohustuslikud meeskonnaüritused, vaid järgneks sisuline ja turvaline muutus töökeskkonnas. Mina ütleksin jällegi siin seda, et kui sellist keskkonda pole, siis see koht, kus kohas sellist keskkonda saab looma hakata, on läbi iseenda. Ehk siis ise saab hakata looma turvalist töökeskkonda. Nüüd jah, need küsitlusi alati tehakse ja ma arvan, et mis on üks põhilisi asju on see, et kui see küsitlus tehakse, siis sellega ei kaasne mitte mingisuguseid ma ei tea, tuntavaid muutuseid. Miks neid tõenäoliselt ei kaasne, on sellest ei räägita. Et tihtipeale neid muutusi ikkagi hakatakse tegema, aga ei kaasne. Mis tähendab seda, et mul on jällegi võimalik inimesena küsida, et kuule, et ma seal rahulolu uuringus nägin siukseid tulemusi. Mulle tundub, et see ja see ja see asi on see, mida tegema hakati. Kas ma olen õigel teel? Kas see on see asi, mis tegema hakati? Ja siis ma saan öelda ka, et hetkel ma näiteks ei ole tulnud seda efekti. Ma olen hoopis tulnud seda ja seda asja. Kas see on see, mis on eesmärk olnud nende muutustel? Kas ma saaksin ise midagi teha selle jaoks, et need muutused oleksid tuntavad? Eks ma saan jällegi ise alt ülesse juhtides küsida neid küsimusi ja panna selle töö rahulolu uuringu küsimuste vastused sellisesse kohta, kus nendega midagi tehakse. Ehk siis kui mina vastan nendele küsimustele või meeskond vastab nendele küsimustele, siis see on ju informatsioon, mis sinna pandi. Ja nüüd selle infoga saab tegeleda kahte pidi. Kas on eeldus, et ainult juht teeb sellega midagi või mina meeskonnakaaslane just panin kirja, mis on need asjad, ma analüüsin hetkel seda olukorda ja ma võtangi selle sama info ja ma hakkan ise oma nii-öelda tarkuse pealt pakkuma välja need asju, mida mina saaksin teha, et see olukord läheks paremaks. Ehk siis see, kui juhid seda ei tee, no mis siis ikka, siis on võimalik endal seda olukorda luua ja kui karistatakse seda ausust, siis jällegi ma tahaksin aru saada, et miks seda tehakse ja jällegi ma tahaksin selle olukorra juures olla jällegi ise arvata initsiatiivi ja kui keegi karistabki kedagi, süüdistab kedagi, siis ma saan võtta selle olukorras hakata selle probleemi omanikuks ja lükata selle palli veerema, võtta see süüdistus või probleemi, ütleme, parandus enda südame asjaks ja lükata see pall jällegi veerema selliselt, et vahet ei ole, keda süüdistati, vahet ei ole, keda karistati. See on lihtsalt hetke olukord, mis iganes tulemuses on ja panna jällegi see pall veerema selles suunas, et see töökeskkond muutuks turvalisemaks ja et need vestlused läheksid sisulisemaks. Kuidas muutuvad vestlused sisulisemaks? Siis, kui ma ise hakkan sisulisemalt vestlema. Ehk siis ma saan mõjutada neid asju väga palju alt üles juhtimise osas. Nüüd loomulikult ideaalmaailmas see töörahu uuring ongi selle jaoks, et see on juhi tööriist selle jaoks, et saada tagasi, et kui hästi tal organisatsioon juhib. Ja nüüd, nagu me oleme ka varasemalt rääkinud, see on see, kui sa võtadki sealt selle pika nimekirja ja vaatad, mis on kõige halvemas kohas hetkel, võtad selle teema ülesse, pakud välja, mis on need potentsiaalsed viisid, kuidas sina seda lahendama hakkad, pakud välja potentsiaalsed lahendused, küsid tagasisidet, kas see on see asi, mismoodi seda olukorda võiks lahendada, kas see tegevus võiks leevendada seda olukorda ja siis on võimalik hakata tegema mida? Tegutsema.
selle sama info põhjal, mis sa just välja käisid ja hakata seda töökeskkonda paremaks muutma. Ja nüüd üks põhiline asi ongi see, et kui see muutus ära tehakse, siis tihtipeale lihtsalt ei kommunikeerita, et näed, kuule, ma tegin selle liigutuse, kas te tunnete efekti? Et me investeerime nüüd uue varustuse, saite uued raadiojaamad, kas see oli see, mis aitab teil paremini eesliinil hakkama saada? Kas see on see, mis lahendab ära meie omavahelise kommunikatsiooni probleemi? Sest tihtipeale ongi see, et me teeme ühe liigutuse ära ja siis ongi kõik. Ja ei tee nii-öelda seda follow-up'i, ehk siis me ei lähe ja küsi, kas see päriselt oli ka efektiivne liigutus. Nüüd, kui me oleme küsime seda, kas see oli efektiivne liigutus, siis me saame tagasisidet sealt, kas oli või ei olnud ja nüüd meil on jällegi võimalik teha uued muutused, uued korrektuurid selle jaoks, et see probleem hakkaks lahenema. Ehk siis ei midagi uut siin maamunal, ehk siis samamoodi ükskõik mis olukord on, alati saan ma midagi teha selle jaoks, et olukord hakkaks minema paremaks. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa selle järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk siis ärge muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te kõik otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vot, see ongi minu sõnum. Edu teile!